Kui sa tahad teada, kes sa päriselt oled, siis jätka selle video vaatamisega. Mul on hea meel, et sa siin oled ja tahad natukene rohkem teada selle kohta, et kes sa siis päriselt oled. Mis on sinu tõeline olemus ilma siltide ja rollideta? Et minu meelest see küsimus, kes ma olen, on üks väga oluline ja üks olulisemaid küsimusi üldse, et teha esimene samm enda elu muutumiseks. Et see küsimus annab aluse ja täiesti teistsuguse arusaama, mis aitab paremini mõista ka kogu seda reaalsuse loomist, millest ma siin kanalil räägin. Ja kui sa hakkad tõeliselt avastama, kes sa oled, siis päris suure tõenäosusega ja päris kindlasti hakkavad ka muud asjad sinu elus selgemaks muutuma. Sa hakkad nägema maailma läbi teise prisma. Ja see küsimus, kes ma olen, võib tunduda päris lihtne ja isegi natukene selline totter võib olla. Aga kui sa päriselt hakkad nüüd sellele vastuseid otsima, kaevama enda sees sügavamalt või saama infot oma teadvusest, siis hakkab su maailm päris kindlasti muutuma. Ja see ei ole ka selline küsimus, mida sa saad väga kiiresti alati vastata. Et jah, mõnikord sa võid selle vastuse kiirelt saada, aga mõnedel inimestel võtab see kauem aega ja see on ka täiesti okei, sest et igaüks liigub omas erinevas tempos ja saab ka infot erinevalt ja hammustab nagu sellest reaalsuse loomisest erineva kiirusega läbi. Kui sa mõtled nüüd sellele, et kuidas me ennast tavaliselt määratleme, siis mida sa ütled, kui keegi küsib sinu käest, kes sa oled? Ja enamasti me hakkame ju siis vastama mingisuguste siltide või määratlustega. Muidugi, et esiteks sa ütled, et mis su nimi on, siis sa hakkad neid rolle loetlema, et ma olen ema, ma olen ettevõtja, ma olen õde, ma olen hea inimene ja need on sellised sildid ja rollid, mida me oleme endale külge ise riputanud ja need loomulikult võivad olla kasulikud ja vajalikud, aga need ei ole päris sinu see tõeline olemus. Ja kui sa mõtled selle üle, et kui sa nüüd need kihid kõik ükshaaval heemaldada, et kui sa enam ei ole see ema, kui sa enam ei ole õde, kui sa enam ei ole ettevõtja, siis mis järgi jääb ja kes sa siis tegelikult oled? Kui need kõik identiteedid, mis sa oled omaks võtnud, ära kaovad, siis mis seal all põhjas järgi jääb? See on sinu see tõeline olemus, mis ei sõltu tegelikult üheski sellisest välisest määratlusest. Ja kui sa nüüd sügavamalt mõtled, sa saad aru, et sa tegelikult oled teadvuslooja, kes on täiesti vaba looma ja kujundama kõiki oma kogemusi selles reaalsuses. Ja sa oled piiritu ja sa oled piiramatu ja sa oled alati kohal olev teadlikkus, mis on siis aluseks kõigele, mida sa üldse koged ja tajud. Ja see olemus ei vaja mingeid väliseid määratlusi või rolle või silte, vaid see lihtsalt on. Ja see lihtsalt eksisteerib. Samal ajal kõik ja mitte miski. Teadlikkus iseendast ja elust, mis väljendab iga hetke kogemuses. See on lihtsalt teadvus, mis on puhas, piiramatu. Ja sa oled looja, kes suudab kogeda ja kujundada oma elu. See olemus ei vajagi mitte mingeid väliseid määratlusi, vaid see lihtsalt on. Ja ma arvan, et päris paljud meist on tundnud seda, kuidas ühiskond ja elu seab meil ootusi. Me peame tööl olema professionaalsed, kodus me peame olema hea abikaasa või elukaaslane või lapsevanema ja nii edasi. Aga mis siis juhtub, kui me nende ootustega liiga samastume? Ja mis siis, kui me hakkamegi enda väärtust võrdsustama ainult nendest rollidest? Sinu tõeline olemus ei ole seega piiratud nende siltidega, rollidega, vaid sa oled midagi palju enamat. Ja üllatus, seda videot sponsoreerin ma loomulikult ise ja sa võid minna vaadata rohkem infot minu tegemiste kohta ja selle kohta, mida ma jagan supermina.ee
ja sa leiad sealt palju meditatsioone, afirmatsioone, visualiseerimisi, erinevaid praktikaid, lastele erinevaid praktikaid, mis on täiesti tasuta. Sa leiad kindlasti ka inspireerivaid artikleid, mida ma soovitan sul lugeda, sest see võib avada sul täielikult uusi vaatenurki elule. Kindlasti leiad sa ka mitmeid kursuseid, kus sa saad osaleda ja rohkem ja sügavamat infot koguda. Ja minegi ikka lähemalt ja soovi korral liitu. Sinu sildid ja rollid, mis sa oled ise omaks võtnud, need on nagu riided, et sa võid neid kanda, kui nad sind teenivad ja sulle sobivad, aga need ei ole see päris sina, et see päris sina oled nende riiete sees. Ja kui sa kõik need riided nüüd õhtul seljast ära võtad, siis jääbki järgi see, kes sa päriselt oled. Psühholoog Carl Rogers on öelnud, et identiteet on mask, mida me kanname selleks, et meid armastataks. Aga hea uudis on see, et seda saab alati iga hetk muuta. Ja meil on võimalus lihtsalt valida, et me oleme igal hetkel lihtsalt kohal ja täiesti puhta lehena. Ja suure tõenäosusega muidugi me inimesena neist siltidest ja rollidest ei saagi päris täielikult vabaks, sest me ikka kipume neid kuskilt üles korjama. Aga kui me hakkame nüüd neid teadlikult jälgima, siis me saame ka ise valida, milliseid nendest me hoiame oma elus ja milliseid meil ei sobi tegelikult ja mida me siis tahame muuta. Kui sa hakkad endal küsima, kes ma olen, siis see võib alguses tunduda kummaline või isegi päris raske, sest su meel tahab kohe ju vastata, ma olen seda ja ma olen seda. Ja see on loomulik täiesti, sest me oleme harjunud ennast määratlema läbi nende siltide ja rollide. Aga tõde on see, et näiteks lapsed on oma elu alguses täiesti nagu puhtad lehed. Nad lihtsalt on. Ja alles hiljem, kui maailm hakkab neile mingisuguseid tõdemusi või tõdesid või uskumusi ette andma, siis nad koguvad need erinevad uskumused ja rollid nagu endale külge. Ja enamasti tulevad need väljaspoolt, vanematelt, õpetajatelt, sõpradelt, ühiskonnast laiemalt. Aga kujuta ette, et mis tunne oleks siis see, kui sa saaksid neid ise teadlikult valida. Mida sa omale puhtale lehele kirjutad? See küsimus tegelikult ei olegi mõeldud sinu sellele loogilisele meelele, vaid see kutsub sind palju sügavamale vaatama. Vaatama siis sinna, kus ei ole neid selgeid vastuseid, vaid kus on ainult tunnetuse. Ja neid vastuseid on võimalik lihtsate praktikatega kätte saada. Neid praktikaid ma jagan rohkem supermina.ee lehele erinevatele kursustele. Nii et kui sind huvitab, siis sa võid sealt lisaks vaadata. Ja ma tahan sind julgustada olema uudishimulik ja võta lihtsalt aega ja küsi endalt, et kes ma olen, kui ma ei ole need sildid. Kes ma olen, kui ma lihtsalt olen. Ja võib-olla sa ei saa kohe vastuseid, aga see protsess viib sind kindlasti palju sügavamale ja sinu tõelisele olemusele lähemale. Kui sa hakkad märkama, et sinu maailm muutub, kui sa muudkui avastad, kes sa tegelikult oled, siis sa saad aru, et see küsimus ei ole lihtsalt mõtteharjutus, vaid see on elu. Aitäh, et sa oled siin ja mul on hea meel, et ma saan seda infot sinuga jagada ja näeme peagi.